Ahoi sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled jälle tulnud siia kanalile minu videot vaatama ja tänases videos siis mõtlesin, et teen sellise väikse nagu kokkuvõtva video, et teeme ära mõned tööd suvemajas, paar projekti, mis siin oodanud on ja siis ma näitan teile natukene seda korteri asja ka, et eelmises videos, kus ma sellest korterist seal rääkisin ja näitasin, siis ma ütlesin, et väga ehitusprotsessi videos ei hakka tegema, aga teeme sellise kokkuvõtliku ja näitan, mis me seal ära oleme teinud, kuidas asi on sujunud, et mingeid asju on juba seal tehtud ja muutus on märgatav, et pärast saate võrrelda ka siis videote pealt, et milline oli ennem ja milline on nüüd. Aga suvemajas on mul mõned projektid, mis on tükk aega oodanud ja käesolevas videos siis ma hakkangi järjest neid asju tegema. Et on üks mõnus selline kuum suvepäev ka, saab rahulikult mõnusalt toimetada ja vaatame siis, kuidas see asi läheb ja siis video teises pooles vaatame natukene korteris ringi ja vaatame, kuidas seal asjad on edenenud. Nii et säti ennast mõnusalt video ette, võtta süüa juua ja hakkame kuskilt otsast siis pihta. Et siis, kui ma selle hundiuru sildi tegin, siis paljud kirjutasid ka, et pane sinna mingi kaitse peale, et muidu see põletamise asi oli nagu uhke, aga ta tahab ikkagi mingit sükest toonivat või midagi ka. Et siis ma käisin sükse pruuni puidukaitse vahendiga selle üle. Et nüüd on natukene tumedam, kui ta ennem oli. Sai vahepeal siis uus muruniiduk ka ostetud Bauhofist. Päris võimas mootor on sellel ja võtab kõrget heina ka hästi. Ja mis on hea, on see, et siin on joogitopsi hoidja ja saab nupus käivitada. Aga lahtist õlut ei tasu siia panna, et paar korda sõidad ja pool õlut kadunud. Aga see on hea, et nupust läheb käima. Siis üks projekt, milleni ma veel ei ole jõudnud, lähiajal tahaks tegeleda, aga ma tahaks selle päikesepaneeli panna nüüd statsionaarselt sinna üles ära fikseerida, et ta oleks kogu aeg. Ja mõtlesin, et kui teeks mingid rattad ka alla, et saaks vastavalt päevale siis keerata teda seal üleval niimoodi ühele poole, teisele poole. Aga tegelikult praegu ta toimib ka väga hästi, et ma olen ta lihtsalt siia oma terrassi käkatsile pikali pand. Jookseb siis kaablitega tuppa ja toas lähme vaatame siis palju voolu sisse tuleb. Külmkapp on järgi. Ja 230 vatti tuleb praegu sisse. Ehk siis ei ole tegelikult üldse halb. 3,5 tunniga ta laeb ennast täis ära. Et selles mõttes lihtsalt väljas seal vedeleb. Kaabel jookseb sisse. Ja annab päris hästi siis voolu. Et kindlasti katusel oleks parem see asi. Ma arvan, saaks rohkem vatte kätte. Aga see eest toimetan siin vaikselt ja saab selle akujaama täis. Siis vahepeal, mis sai tehtud, oli see, et panin siia sellise matkaduši, et saaks nõusid pesta, käsi pesta. Ja toimib ta siis niimoodi, et algselt see paak, mis ma arvasin, ma panen siia seinale, keerad lahti, voolab. Siis praegu see on veepaak, siit jookseb see sisse. Valamu must vesi jookseb siia ämbrisse, et iga õhtu käin tühjendan ära. Ja süsteem ise on siis vajutad siia peale, akuga laetav ja saab mõnusalt käsi pesta ja samamoodi siis nõusid ka pesta. Et muidugi selle lahenduse peale ma ei tulnud ise, vaid tegelikult Alvar kanalilt Perega looduses. Temal on samasugune süsteem tehtud ja siis vaatasin, et kui külas käisin, et väga lahe süsteem, et peab endale ka tegema, et toimib väga hästi. Nii et siin kohal ka siis tänu Alvarile, et ta oma tegemiste ja nokitsemistega ka teisteni jõuab ja pakub siis inspiratsiooni, kuidas mingeid lahendusi luua. Ja kuna me siin teeme väga palju süüa ja peseme nõusid asju, toimetame, siis ma hakkasin mõtlema, et lihtsalt kogu aeg need rasva või veepritsmed, mis siia tekivad, et ei ole kuigi hea ja midagi tuleks siia kaitseks panna. Et mul oli muidugi mingi klaasi ja asju ka, mida saaks lõigata ja saaks siia taha panna, et klaasi on kergem puhastada. Aga siis mul onu lihtsalt viskas, ma ei tea, kuskilt ta tuli ja viskas mulle sellised liimitavad paneelid terve kasti täis. Et mul ongi see mõte, et ma ei tea, kui ilus või kole ta jääb, aga ma mõtlesin, et ikkagi parem kui mitte midagi, kaitseks seda seina siin, et ma kohe panengi siis selle siia seina ära ja paneme siis terve selle seina siit, kuni selle töö tasapinna lõpuni. Paneme selle valge alla, et siis lihtsalt ei teki neid rasvapritsmeid ja veepritsmeid ja kõiki selliseid asju.
aga vähemalt on see, et kui tekib mingi rasv ja asjad, saab siit kiiresti lapiga maha pesta. Ja siin samamoodi pesed nõusid asju, igast pritsmed. Aga tegelikult ei näegi ta nii halb välja. Tekitabki täpselt siukse kööginurga mulje sinna. Aga noh, mujal ei hakka panema, ma arvan. Paneks terve selle siit valgeks, siis ma ei tea, mulle vist ei meeldiks. Pigem jätan niimoodi. Et nagu ütlesin, asja mõte ongi see, et pritsmed ja rasv kõik maha pesta. Väike jahimees on siin aktsioonis. Keda nägid? Keda nägid? See on tema lemmiktegevus siin. Järgmine suurem asi, mis tuleb ära teha, on see, et ma pean tegema endale kemmergu. Et meil tegelikult on välikemmerg seal eemal olemas ja ei ole mõtet hakata uut ka kaevama siia, et kahes kohas on. Siis mul on selline kiirem variant natukene. Et mis me tegema hakkame on see, et ma teen kõigepealt siukse kaevan platsi, tõmban ruudu sisse, mul on seda kruusa ja asju päris palju, paneme seda sinna. Ja siis on olemas mul selline asi nagu matkapott. Et me paneme sinna selle matkapoti ja siis ma eraldi ostsin veel siukse pelliku telgi ka, et noh, seal saab kas duši all käia või siis pellikus, et me teeme 2 ühes, et saab seda ala, noh, kas või kogun vihmavett või mis iganes, soojeneb siin väljas ja saab seda sama vett kasutada siis pesus käimiseks. Aga pellik ise siis, noh, ta on matkapellik, ta on mõeldudki kuskile kas vagunelamusse või kaatrile või kuskile ja tegelikult see nii-öelda segu siia sisse on päris kallis, minu arust see Chemical maksis vist, et ära täita kokku läheb mingi 30 €, siis ma mõtlesin mingi odavama variandi välja, et ma kindlasti katsetan ka seda, et teeme ise sinna selle segu valmis, et ei haiseks ja et vähemalt on see, et ei pea öösel seal kuskile pimedas komberdama ja saab kohe siin maja kõrval ära käia ja on oma siuke vetsunurk olemas. Mõtlesingi, et lasin siit korra niidukiga paar korda üle ja mõtlesin, teeme siit natukene suvemajast eemale. Kaevan siia sellise ruudu, täidan ära ja siis paneme selle telgi siia peale. Väljas mingi 26 kraadi, et annab tunda see kaevamine. Aga vedasin siia selle kruusaliiva, mis iganes segu ära ja ma panen siia veel siis selle ka vineerplaadi alla. Et muidu on niiske ilmaga tuled, siis pärast on kõik porine. Et paneme siia vineeri alla ja otsin vineerplaadi, lõikan sobivaks ja siis paneme selle telgi siia püsti. Tuleb korraks maha istuda ja väikene Taani koola ka teha. Toodi kingituseks Taanist suhkruvaba koolat. Ilm on nii valav, et igistad nagu jube ja jõledalt parme ka tuleb ikka, siis võitled nendega, et jube. Ega midagi, jook sisse ja siis teeme pellikut edasi. Hakkame siis telgiga ka pihta, telk ise sellise mustriga, puidu imitatsioon või mis iganes. Ja vaatame, kui suvel liiga haisema ei lähe, siis saame äkki isegi talvel sellega kalale minna. Telk püsti ja tegelikult mõtlengi, et kui liiga haisema ei lähe siin suvega, siis saab siin ju täitsa kalastamiseks ka kasutada, kui ta püsib terve nii kaua. Nii, sätime selle potiga sinna. Jälle üks projekt siis valmis. Telki te juba nägite. Tegelikult on päris ilus muster, mulle küll meeldib. Ja ma pärast lähen natukene sinna eemale vaatan, et kui siia poole vaadata. Täitsa äge. No 17 € eest telki küll ja veel. Noh, ja pott ka olemas. Kuidas see toimib, siis siia sisse tuleb teha lahus ja siin all on kogumiskast, et siia tuleb ka teha lahus ja siis selle lihtsalt käid valad tühjaks. No ja selline ta on. Teed oma häda ära, ma panen siia mingi ämbri ka, kuhu paberit koguda. Teed oma häda ära, pajutab peale, õhk lükkab selle siia alla ja ongi kogu muusika. No ja kuidas vaade on, istume potile maha ja no praegu näen siit ainult oma taatsat, aga suvemaja ka ja noh, siin ikka pole paha. Vot, nii, vaatame, mis nüüd
edasi saab. Lähen vaatan, kas mul on midagi veel siin listis, mis tuleks ära teha. Tundub, et projektid hakkavad tänaseks läbi saama. Mingid asjad said tehtud, eks tulevikus veel. No nüüd suve jooksul mind ootab kõige tähtsam asi on see, et ma pean saama siia suvemajja endale mingi kamina sisse. Et ma olen mõnes kohas vaadanud depos ja kuskil, kust annaks sellise väikse osta. Aga samas ma mõtlesin, et minu videoid vaatavad andekad inimesed ka, et äkki tunnete kedagi, kes ise meisterdab nii-öelda küttesüsteemi või asju. Et selline tavaline lihtsalt väike kamin malmist või millestki. Ja sellega siis tahaks talvel siin kütta, et sooja saada. Et kui ise tegeled sellega või tead kedagi, kes tegeleb selle asjaga, siis kindlasti kirjuta mulle, jätta siia video alla, näiteks kui on mingi Facebooki või Instagrami leht või mingi koduleht, mida sa tead, kust uurida. Et kindlasti võimalusel toetaks kodumaist toodangut, eriti neid nii-öelda väikeettevõtjaid, kes ise oma kätega ehitavad selliseid asju, nii et selline abi kuluks ka mulle väga ära. Nii, aga mis mind veel siin ees ootab, nimelt no see on see akujaam või noh, nii-öelda akupank ja statiiv, mida ma kasutan. Aga siit murdub kogu aeg ära ja nüüd ma liimisin ta kinni. Peaks üsna tugev liim olema. Et vaatame, kas ta lõpuks jääb hoidma või mitte. Ja kui nüüd mäletate seda kalastusvideot, siis mul läks üks ritv pooleks jälle. Ja siis ma mõtlesin, et okei, enam ma neid kalleid ritvasi ei osta, sest see on juba kolmas siin, ma ei tea, mingi aasta jooksul, mis läheb. Noh, eks see on paratamatus, neid asju juhtub. Aga ma mõnda aega ostan siis odavamaid ritvasid või asju. Ja ma leidsin ühe Soome lehe, kes rahvusvaheliselt müüb igast kalastusmanti ja ma võtsin sealt prooviks. Et võtsin sellise ridva nagu Mitchell Trax ja 5-21 grammi. Et täpselt selliste lantide jaoks ka, nagu ma kasutan. Ja siis neil oli seal ka mingi valmis komplekt. Soome enda toodang peaks olema Patriot. Ja see oli vist alla hinnatud, et muidu oli 60 eurot, praegu oli 25, siis ma mõtlesin, et miks mitte. Et mis tal see kaal on, ta oli hästi kerge minu arust. Jah, 5-18 grammi landid ja noh, tamiil on peal. Et täpselt paras, et ahvenaid püüda. Ja siis mul on see Shimano rull ka, panen selle siia peale. Lisaks siin kalastuskastis pean oma landika ära sorteerima, et mida ma kasutan ja mida mitte, et pole mõtet kaasa vedada tühja pahna sinna, kui paadis või kuskil oled. Ja nõnda ma siin toimetan siis. Nii et jah, et kui teate mõnda head ahjumeistrit või oskate mulle soovitada, kus mida teha, siis andke aga märku. Vot, aga suvemajas siis praegu nii palju. Lähme vaatame siis mõnda aega, mis seal korteris teha annab ja mis meid seal ees ootab. Köök puhtaks kistud ja selline ta siin praegu välja näeb, mitte just eriti viisakas. Et värvime ära siin, teeme mingid parandustööd ja siis läheb tapeet seina. Ja siin leidsime, vana tapeedi alt tuli välja mingi vana ventluuk, mis oli kive ja kõike sitta täis vajunud. Ma tegin ta puhtaks ja pärast siit topistan selle siit nurgast ära. Ja siis tuleb see kaan sinna, et ma praegu ei hakka teda ära katma, et mine tea, võib-olla tulevikus on vaja, võib-olla mitte. Paneme selle sinna ette. Nii et ega midagi, hakkame vaikselt tegutsema. Kruntvärv peal ja nüüd tuleb siis tapeetimist oodata. Praegu siis sai tapeet seina, natukene peab veel viimistlema, aga mulle meeldib, et nüüd on kõvasti valgem siin, et ennem oli hästi tume, video pealt nägite ka kindlasti. Et siin kindlasti mõnel on tekkinud küsimus, et kes see paneb siis tänapäeval tapeeti seina, et kõik värvivad ja pahteldavad ja kipsi ja kõik, aga tegelikult on lugu lihtne, kuna see köök ennem nägi ikkagi suht kohutav välja ja mulle see ei meeldinud, siis me lihtsalt praegu tegime kiirvariandi, et me saaks siia panna köögimööbli ja kõik selle köögitehnika ja asja ja saaks juba nagu vaikselt elada. Aga tegelikult kunagi on suurem remont siin plaanis. Ja siis juba laseb natukene korralikumalt selle kõik ümber siin teha, et paar mõtet on, aga eks seda näitab aeg kunagi.
ja praegu lihtsalt ei ole ka neid rahalisi vahendeid selliseid, et kohe suurt midagi ette võtta. Et see on lihtsalt kiire selline värskendus ja kunagi hiljem siis teeb siin asjad paremini. Et nüüd tuleb siis lihtsalt köögimööbel kokku panna ja siia paika sättida. Et siin natukene tuleb veel viimistleda ja ega ma nüüd hakkan neid siluma ka siin, et siit tuleb natukene veel seinad üle käia mõned korrad ja siis saab täitsa okeiks, ma arvan. Ja siin oli see ventluk ka, et ma praegu tegin siia sellise lahenduse, et ei hakanud kinni müürima, vaid siin on siuke sisemus ja siis see klapp käib ette. Et kunagi hiljem vaatab, äkki seda saab veel kasutada, võib-olla mitte, aga ei hakanud kinni panema. No ja siia vaikselt köök kerkib, paneme mööblik kokku, ehk siis mängime natukene legodega ja pärast siis näete, kuidas see kõik, mis praegu siin põrandal laiali, moodustab sinna pärast ühe nurga. No nii, vaikselt kerkib, pole paha ja siis ma mõtlesin, ma näitan ka teile, et siia me otsustasime kaaslasega, et me paneme sellised dekoratiivsed plaadid, et selle paneme siit seinast. Et annab natukene seda visuaali asja siin teeb ilusamaks. Ja siis nende ülesse tulevad siia kapid. Ega midagi, teeme vaikselt tööd edasi. No vot, omajagu tööd tehtud ja ma ei oleks üksi sellega hakkama saanud. Sõber Rauno oli abis ja lisaks siis sõber Albert ka, et tegime kiirelt ära. Ja noh, kui te nüüd mäletate, milline see köök ennem välja nägi, siis ennem ta oli üsna nukras seisus, aga ütleme kiire värvivahetus, kiire uus mööbel ja pilt on hoopis teine, et milline ta siis välja näeb. Külmkapi panime siia nurka. Nüüd on olemas töötasapind koos kappidega, köögikapid, saab kõik siia ära panna. See jäi ka täitsa kenasti siia, ma pean need vahed siin veel üle käima niimoodi. Aga minu arust nagu visuaali poolest annab ta väga sükse ägeda köögi vaibi siia, et mulle väga meeldib. Ja järgmisena tuleb siis valamu kapp siia, ma ei tea kuna ta tuleb, aga mingi hetk ta tuleb. Nii et ega midagi, tuleb siin nüüd vähe suurem koristus teha ja siis hakata asju kokku siin sättima ja paika panema. Ja siis suur koristus. Et selles mõttes väga palju igast prügi ja papp ja kõike on vaja välja viia ja teen selle ära korter korda ja siis ma tutvustan teile kõike ülejäänud, et kindlasti õde andis mulle ka ühe hea mõtte, et siia vahele lihtsalt samasugune see nii-öelda külmkapi kapp teha, et selle mööbliga koos külmkapp käib sinna sisse, et uks lahti ja et söögilaud siia ei mahu. Söögilaud tuleb väikene elutuppa, aga siin vähemalt nüüd saab kokata normaalselt ja näeb ikkagi kordades viisakam välja, kui ta enne oli. Vot, aga ma hakkan nüüd koristama. Kui see on valmis, siis näitan teile ülejäänud korterit ka. Natukene siis siin korteris toimetatud, ega sellest mõttes töö otsa ei saa. Päris palju on veel teha, aga kööki te olete juba näinud. Panin mõned asjad siia ära. Kastidest võtsin välja kohvimasina ja õhufritüüri, et saaks süüa teha. Ja kuna me otsustasime, et me praegu ahju ega midagi ei osta, siis saame siin all neid asju hoiustada. Et tegelikult suuremad asjad me saame siin õhufritüüriga ära teha ja kui aus olla, siis viimased mingi 5 aastat ma olen teinud lihad, kartulid, asjad kõik alati õhufritüüriga. Ja lisaks siis on selline induktsioonpliit siia laua peale, et samamoodi saame siin ära teha. 2 rauda on olemas ja rohkem polegi vaja. Lisaks mul on olemas siis natukene muud köögitehnikat, mida ma kasutan kogu aeg, millega saab palju asju ära teha, et see optigrill on ka hea asi. Tulevikus tuleb kindlasti suurem külmkapp siia osta, kuhu mahuks vähe rohkem. Et mingi hetk tahaks veel lisasügavkülma ka võtta, et kuna me nüüd maal elame, siis on hea igasuguseid metsasaadusi asju hoiustada ja kalal hakkame käima, saab kala sinna hoiustada. Nii, lähme liigume suurde tuppa. Et kes on varasemat videot vaadanud, siis see mäletab, milline siin midagi välja nägi. Aga tegelikult juba kui natukene mööblit sisse tuua, siis pilt juba muutub väga hästi, et me oleme läinud sükse hästi
lihtsa tee, et meile meeldivad hästi sellised maalähedased näiteks puidutoonid või sellised heledad värvid, et diivani võtsime selle heleda. Siis oli Jyskis soodusmüügis väga ilus selline laud, noh ta ei ole küll päris puit, aga annab päris hea imitatsioonid ja asjad. IGEAst tõime teleka aluse, et saab kõik asjad ära hoiustada. Lisaks kohalikus grupis sain klaasvitriini siis selle kohvipaki vastu. Et siin tegelikult mul on karikaid veel, üks kast on lihtsalt Tallinnas veel, mis tuleb ära tuua, et tea, kas siia mahuvadki kõik ära. Siin on Nepaalist toodud aarded. Siin on mul mingid service coinid ja asjad. Lisaks erinevad autasud, tänukirjad, et tänukirjas ja asju on ka mul päris palju, et siia tuleb veel eraldi riiul, kuhu saab kõik need ära panna, et üsna tihti kõik küsivad, mis tööd ma teen. No, ma arvan, et vaatasin nüüd korra peale ja saad aru, mis tööd ma teen. See selleks. Nii, siis mis me tahame veel teha on see, et me hangime väikese söögilaua siia. Mingi üsna sükse väikse, et saab 3 tooli panna, saab siin akna all istuda ja vajadusel sülearvutis tööd teha ja kõike. Magamistuba, siin ootab üks kapp veel kokkupanekut. Ei ole viitsinud sellega tegeleda, et üle poole puhkusest on läinud siin selle korteriga tegelemisele ja nüüd mul on natuke siuke tõrge ees, kus ma olen tahtnud logeleda ja praegu ma olengi siis veidi logelenud, lihtsalt metsas ringi jalutanud ja rattaga sõitmas käinud, et seda ka vaja. Voodi, kummut, nüüd eks näis, kuidas hakkab pulli saama, sest ma ise olen tegelikult külmas magaja ja siin on kohe see sooja müür on juures, et eks paistab, kuidas sellega läheb. Nii, ma näitan teile viimast tuba ka. See on küll praegu kola täis, nagu ikka kolides, kuskile tulevad kõik asjad panna. Aga jah, siia tuleb mul siuke töö ja külaliste tuba, et siia korterisse tegelikult üks normaalne selline lahti käiv diivan jäi ka sisse, et jätsime selle esialgu alles. Et me järgemööda siin pakime kõike lahti ja noh, siin on mul töönurk varasemalt ka videotes nähtud, et siin ma saan videoid teha ja kõike muud akna all. Vot, mis ma veel oskan öelda? Üks huvitav asi on, et internet, ma ei olnud kunagi sellist lahendust näinud. On selline vastuvõtja siis läbi seina jookseb siia ruuter asjad. Ja kui käidi panemas, siis öeldi, et väga hea, et seal taga maist paistab, et otseühenduses. Vaat, et selline see koduke meil praegu on siin. Ega tööd on veel palju ja töö seisma ei jää, aga järgemööda teeme ja küll ta siin hea välja näeb. Et järgmine samm ongi võib-olla, kui see tuba tühjaks saab, et siis teeme siin ka mingi remondi ja vahetame asjad ära. Aga suures pildis, noh, ma olen varasemalt öelnud ka, et mul veel Tallinnas on korter müügis. Sellest tulenevalt noh, kulusi asju on rohkem ja kui ma saan Tallinna korteri müüdud, siis plaanin siin korteris ikkagi siukest veidi kapitaalremonti asju teha, et muutusi ja asju tuleb. Aga ma pigem ei keskenduks siin kanalil selle peale, et see ei ole minu eesmärk. Lihtsalt siin kommentaarides tuli, et näita natukene seda korteri tegemist või sisustamist ja siis käesolevas videos natukene näitan, et päeva lõpuks see on ikkagi minu kodu, kus ma tunnen ennast hästi ja kus ma tahan puhata ja olla ja noh, kõige tähtsam on ennast siin ise hästi tunda, mõnusalt aega veeta. Vot, aga lähme teeme midagi süüa ka. Nii, Preili Jaara, kas sa õpetad, kuidas soolakurki teha? No, teie mõtlesite vist, et see video vist kokandust ei tule, aga tuleb ikka. Ja enne kui me siis lähme siukse pearoa juurde, siis ma mõtlesin, et teeks sinna kõrvale ka midagi mõnusat krõmpsuvat ja teemegi soolakurke. Et kohe varsti panen selle leeme ka keema, aga kurgid siis lõikan otsad ära ja panen kasti ja pärast siis laome need kõik sinna kihiti, et siis näitan täpsemalt, et praegu ootabki nende pestud kurkidel need otsade ära lõikamine ja siis näitan juba edasi. Muidu öeldakse, et tuleb need kurgid ja asjad kõik kihiti panna,
aga minu arust on see lihtsalt, et vedelikus saavad need kõik asjad kokku, siis ei ole ju suurt vahet. Nii, paneme siia ära küüslaugud. Siis paneme ära siia mustasõstra lehed. Paneme nad juba segamini ka siia, sest minu arust ei ole väga vahet, nagu nii läheb vedelik peale. Nii, mis me veel teeme on see, et tilliõisikud. Mulle meeldib lihtsalt kõike robustselt teha niimoodi. Ja need tillivarred murrame need kõik siia niimoodi sisse. Nii, ja siis neid tilliõisikuid ka. Nii, noh, need ka siin veel omakorda segamini. Nii, ja paneme selle kõrvale ja teeme valmis siis selle nii-öelda soolavee segu siia. Vesi keema ja arvestage siis liitri kohta umbes supilusikatäis soola. Minul läheb siia 4 supilusikatäit soola. Lisaks lugesin erinevaid, alati soovitakse midagi magustajat panna, a la suhkurt või mett või midagi, siis mul on siin olemas süke mingi Eesti mesi väikses selles. Paneme mett ka siin. No. Ja paneme natukene veel. Kuulete? Vana pagan sööb silku vist. Kohe varsti hakkab siin loopima nooli. Nii, ja me laseme selle nüüd keema ilusti ja laseme mõne aja jahtuda, et kuna me tahame plastikarbis hoiustada, siis ei saa sinna tulist vett panna, et natukene aega vesi jahtub ka. Kisub vist tormiks ära, aga ei ole hullu. Mõtlesime, et teeme kiire õhtusöögi või sükse kiire snäki ka, et juba süke eeltöödeldud pitsa või pitsa põhi, kõik vajalik on peal. Aga meile meeldib siis asju juurde panna ja väga hea suitsuvorst on minu arust Tammula suitsuvorst, odav ka. Teeme teda natukene täiuslikumaks. Pitsaahi on teile juba tuttav, seda ei pea pikalt tutvustama või kes on varasemalt kanalit jälginud, see teab. Ja paneme siia 2 sorti juustu ka veel juurde. Paneme natuke tavalist. Ja paneme natukene cheddarit. No vot, ega midagi. Ahju ta läheb. Õps. Ja varsti võtame siis välja. Õps, ja valmis tange. Mõnus. Ja me siis sööme ära ja siis paneme kurgid ka veel hakkama valama sinna selle vedeliku peale. Nii et siis hiljem hakkame kokkama siis seda nii-öelda pearooga, mille mõte või isu mul tuli üks päev. Ja siis juba näete siis kurkide seda testimist ka. Mõtlesime, et teeme väheke siis süüa ka ja mis me siis täna süüa teeme? Täna teeme süüa sellise elava tule peal siin ja katsume teha siis kapsahautist. Ma ei ole kapsahautist, ma ei tea, mis ajas söönud ja tuli siis mõte, et teeme värskest kapsast veel kapsahautise. Sinna sisse läheb meil haakliha, pitsasinki, siis paneme kohe värske kartuli keema. Meil on siin juba kapsas lõigatud, porgand ja
kui teil jääb alati kuskilt šašlõkkiteost üle lihakallerist, siis kasutage see ka sisse ära. Katsume need mõlemad siia ära mahutada niimoodi. Paneme puid juurde kohe ja paneme selle ka siia sooja. Katsume sama aegselt teha, leek alla ja siia paneme sakklihad ja kõik muud asjad. Mulle endale meeldib, kui kartul on tehtud kanapuljongiga, annab sükse omapärase maitse. Paneme ühe puljongi kuubiku ka siia. Nii, tegelikult me eile juba maitsesime soolakurki, aga minu arust ta ei olnud eile veel nii hea, aga nüüd ta on põhimõtteliselt 2 päeva seisnud ja ta on mõnus süke krõmps teist eest ka siis. Ja nüüd on väga mõnusaks soolaseks läinud. Et eile käis äiapapa ka külas, tervitused ka talle, ma tean, et ta vaatab vahepeal. Et eile ei olnud see kurk veel nii hea, täna on küll ikka täpselt 10-sse, et me pärast lõikame prae kõrvale ka seda. Pann peaks ka piisavalt tulin olema. Viskame need siia peale ja miks ma võtsin pitsasingi, ma tahtsin, et pitsasink läheb sihukeseks, tõmbab kokku ja ta läheb sihukeseks hästi krõbedaks ja ta sobib minu arust sinna kapsa autisesse eriti hästi. Et kui saate maasuitsu singiga seda teha, siis on veel parem. Ja nüüd tuleb hakklihast see rasv välja saada. Nagu ma olen rääkinud, siis tegelikult minu lemmik hakkliha on Krossi poe oma, aga Krossi poodi meil siin ei ole ligidal. Seega lepime sellega, mida on saada. Maitsestame siis ikka minu lemmik suitsusool. Paneme natukene seda siia, et hakkliha tõmbaks ka juba maitset külge. Palju ei hakka panema, sest pärast kui on natukene kapsas ja porgand haudunud, siis me paneme siia veel kanapuljongid peale ja siis see kõik haudub kokku. Ja siis meil on selline pipramix, siin on ma ei tea mitut sorti erinevat pipart, ma võin kohe öelda. Must pipar, punane paprika, sinepiseemne, koriander, sibul, kaenpipar, juurseller ja mingi vürts. Et uhkelt, et seda ka paneme niimoodi tagasihoidlikult. Lihtsalt, et hakkliha tõmbaks natukene maitset sisse. Sink tundub, et on natuke krõbedamaks läinud, paneme kapsa peale ja las see siin siis haudub vaikselt. Suits läheb ka silma. Jätame selle siia vaikselt niimoodi podisema. Ja nüüd ta siin mõnda aega on niimoodi. Vahepeal panime siia ära ka vee koos puljongiga, lisaks lihakallerdise ka, mis oli alles jäänud, et see annab head maitset. Ja nüüd siis lisame veel porgandi ka ära. Ja nüüd ta siin siis lihtsalt haudub kokku, et rohkem ma siin segan ta läbi ja siis ma lihtsalt jätangi ta siia, kuni kõik see vedelik enam-vähem ära aurab ja kõik see haudub kokku ja kõik maitsed asjad segunevad, et tuleb siuke üsna mõnus roog. Õnneks täna ei ole väga palav ka, et täpselt siuke paras söök, kuuma ilmaga ei tahaks, aga täna on siuke kergelt jahe, hall taevas. Ma arvan, sobib väga hästi siia õhtusse. Nüüd nii kaua, kui toit valmib, siis lähme vaatame kõik koos, et kes mul siin vahepeal rajakaameras on külas käinud, nii et panen käima ja vaadake siis, kes mul siin maja taga uudistavad. Toit on valmis saanud, värske kartul, võtame siit kohe 2 mugulat sukest, võtame siit seda värske kapsa autist, mõnus siuke värviline, et sügisel oleks ta eriti mõnus. Nii, ja lähme istume lauda. Nagu ikka, alati on minuga siis ka see Böckeri nuga kaasas, mille maailma lõpuklubis sain.
ja lõikame siia siis seda värsket soolakurki ka peale. Ikka ehe siuke mõnus suvine roog. Oleks veel tilli ka, selleks eriti super. No vot, mõnus roog. Vot, aga sööme ära ja siis ma räägin teile veel paar asja. Kõht täis, hea olla ja siis mul on tänaseks õhtuks üks plaan. Ja hakkasin mõtlema, miks mitte teha keset loodust väike kino, et loomahääli siin ja linnuhääli kuulatud siin juba mitu nädalat, et teeme õhtuks lõkke ja vaatame filmi. Ja kuidas see asi siis hakkab välja nägema, et matkatoolid, siis teeme tule alla ja sinna siis paneme projektoriga mingi filmi käima, et peab natukene hämaramaks minema. Et vaatame, kuidas see õnnestub. Lisaks siis eelmises videos tegin väikese üleskutse, et kes soovib osta fänninänni ja ütleme niimoodi, et ma olen väga tänulik teile kõigile, kes te fänninänni ostsite. Päris paljud asjad osteti ära, et mõni üksik asi on veel alles. Lisaks oli siis inimesi, kes toetasid niisama või kirjutasid, et tahavad lihtsalt paadiostu toetada. Ja tänu teile nüüd, kui ma ei eksi, viimati oli kogunenud 506 eurot. See on siis koos fänni asjade müümisega ja lisaks siis teiepoolne panus. Et kui kunagi paat on ostetud, siis kindlasti ma sinna paadi peale panen kirja kõik toetajate nimed, siis on kaasa arvatud ka kõik, kes ostsid neid fänni asju. Et kuskile sinna tekib teie nimi siis peale, aga seda siis ma kindlasti näitan ka, kui hakkame neid kirjutama ja paneme paika. Lisaks on mul veel üks selline suurem uudis, kuna nüüd olen jälginud igasugu inimesi nii Eestis kui välismaal ja mulle väga meeldib näha, kui käiakse perega looduses või siis nagu Jürgensonid poistega metsas õppimas. Ja ega ma siis ei saa kehvem olla. Ja kuna nüüd mõlema pered on ka teadlikud, siis näete, seal on väike mina. Et praegu te vaatate teda siit videost, aga tulevikus näete teda koos siis minuga metsas. Nii et siit küpseb siis üks väikene matkasell. Et me veel ei tea, kas see on poiss või tüdruk. Aga tulevikus ta siis hakkab koos minuga metsas erinevaid asju õppima, et kuidas midagi teha. Nii et on ka minu kanal siis kasvamas selliseks väikeseks perekanaliks. Nii et hoian teid kursis siis, kuidas meil selle väikese kangelasega siin tulevikus läheb. Õhtu käes ja me mõtlesime, et me siis filmi ei vaatagi, et vaatasime, on siin paar huvitavat YouTube'i videot tulnud, et keda me siin jälgime perega looduses ja Artur Saljukov ja me vaatame hoopis need lõkke taustal siin need videod ära. Ja süsteem ongi lihtne tegelikult. Samune akujaam, mida ma kasutan. Siis on väike projektor ja õnneks meil suvilas on siis vana süke ekraan ka või noh, see nii-öelda siis projektori ekraan. Et siin tegelikult oleks vaja veel seda pilti natukene korrigeerida, et siin on vaja seadetega mängida, aga vaikselt õpime seda projektorit ka ja ma arvan, et siin lõkke taustal on väga mõnus istuda, nii et tervitused välja, me siis vaatame. 69 jah, et teeme paate tühjaks, siin oli meeletu vihm oli öösel ja lubab siin päeval ka ja niimoodi. No vot, järjekordselt siis üks video teie ette toodud. Sai natukene näidatud, mis ma siin suvemajas toimetasin, natukene korterist ja siis nagu ikka väike roome kokandusnurk ka juurde. Aga mis siis ikka? Mina sätin nüüd siis uutele tegemistele. Homme on avatud talude päev, vaatame äkki leiame ka mingi huvitava koha, kuhu minna. Ja ongi puhkus läbi saamas. Nüüd tuleb järjest siis tegeleda sellega, et uued elumuutused ja võib-olla ei ole seda vaba aega nii palju kui tahaks, aga katsun ikkagi siis nii palju kui võimalik videosi teieni tuua, ringi seigelda ja siis saate kaasa elada. Nii et aitäh, et käid vaatamas, aitäh, et oled toetanud siin nii igas mõttes vaatamistega kui ka kaasa elamisega ja näeme siis juba järgmises videos. Olge mõnusad!